Terve suvi ma olen selle 120 sentimeetrise teraga siin mööda Eestit ringi sõitnud. Ja mul ei ole olnud aega, et seda vikati külge panna ja sellega niita. See on igal pool väljanäitustel olnud, kõigile katsuda olnud. Ja põhiline küsimus on, et kas sellega niidetakse ka, kes sellega niidab. See vikat on tõmmanud igal pool kohtumistel tohutult tähelepanu, et see on ikkagi ebanormaalselt pikk. Ma olen näinud küll meetriseid vikateid, vanad härrad tulid Kagu-Eestis kohtumisel oma vikatit kaasas ja meetrised terad küljes. Et mina oma 85 sentimeetrise teraga olin meetriste kõrval nagu poisike. Aga mul on veel kütust varuks, 1,20 m. Juba esimesel avalikul üritusel, kus mul see vikat kaasas oli, siis mis sa arvad, mida inimesed mulle ütlesid, mille jaoks see vikat on kõige sobilikum? Ei ole vihje sulle, ei ole niitmiseks. Ei läinud kaua mööda, vaid mõni minut, kui esimene inimene tuli minu juurde ja ütles, et selle vikatiga, see vikat on kõige sobilikum vikat, millega minna Toompeale. See ei ole minu välja mõeldud. Seda ei ütlen mulle üks inimene, vaid neid tuli ja tuli. Täiesti võõrad inimesed ja ütlesid sellist sarnast asja. Ma arvan, et siin on väga palju mõtteainet meile kõigile. Ja nüüd vaatame, kas sellega saab niita ja kuidas sellega niita on, aga ennem ma pinnindasin veel žiletiks ja siis on plaan see katsetus ära teha. No nii, 1,5 tundi ja sain küll vist nüüd päris heaks. Lasin lõpus veel ühe korra üle, päris ühtlane. Ja kui siin katsudes tundub, et on juba päris hakkaja, siis niimoodi vastu valgust vaadates, siis see tera pealmine teratipp ikkagi läigib. Nii et luisuga saab selle läikiva teratipu maha ja siis on ta täiesti terav. No nagu sa nägid, päris pikki jalgu on vaja, et siin seda otsa hoida õiges asendis. Siit ma alustasin, panin toe alla enne, aga siit põlvega toetades, mängides sai päris hästi. Kõige keerulisem oli see, et seda tera vastu seda piirajat hoida. Et kuna ta on nii pikk, siis siit natuke liigub ja kohe on mingi millimeeter sellest piirajast eemal, et kõige suuremat tähelepanu nõudis see, et siit näppudega suruda seda tera vastu piirajat, et see tera oleks täpselt alasil siis õige koha peal, kuhu siis haamriga lüüa. Natukene muutsin seda alasi nurka. Keerasin siit torutangidega teda, nad ongi natuke lahti ja tihedamalt kinni lööma niimoodi pool viltu. Ja pool viltu oli täitsa mugav haamriga
haamer on siis risti alasiga, muidu oleks ta olnud nurga all, praegu 90 kraadi. See posti kõrgus, alasi kõrgus, mul on siin kaks seda alasiga pinki. Üks on 10 senti madalamal. Ma ikkagi proovisin mõlemat, ma ikkagi jäin kasutama seda, kuigi siin on see küünarnukk natuke kõrge, ta võiks olla madalamal, et küünarnukk oleks vabalt all, et saaks niimoodi lüüa. See pink oleks selles suhtes parem, aga see alasi on minu silmadelt liiga kaugel. Ja siis ma läksin ise lähemale ja tõmbasin selja liiga küüru, mis oli ka liiga halb asend. Selle alasi peal saan ilusti sirge seljaga olla, kuigi käsi on natuke kõrgemal, aga ikkagi ma silma fookus võtab täpselt siia ja ma tunnen, et see on nagu parem lahendus, sest ma näen väga täpselt, kuhu ma löön. Ja kasutasin siis seda tugilaua ja piirajaga alasit. Ja seekord ma kasutasin tugilauda ja piirajat ka siin küljes. Kui ma pinnin neid lühemaid terasid, siin 60-seid, 65-seid, siis ma tihti võtan need alasi ja piiraja ära ja ma pinnin laiemat ala, siis ma saan siin alasi peal natuke rohkem mängida, natuke rohkem seda pikatit liigutada. Aga see võtab jälle kauem aega. Ja kuna see tera on nii pikk, siis ma ei tahtnud ka siin päris 3 tundi pinnida. Ja kuna ta on tegelikult teha, see teritus on tal juba olemas, siis ei ole teda vaja nüüd nii laialt pinnida. See piiraja teeb siin täpselt, ma arvan, maksimum 2 millimeeter kuni 2 seda esimest serva õhemaks. Ja kui ma siin seda siis seinamaa peal selle rosutekiga hästi ülipeene luisuga luiskan, siis ma arvan, et saab sellega ka päris kaua niita, et enne kui see 2 millimeetrit ära hakkab kuluma. Ja nüüd siis teen üle selle vikati ränikarbiid luisuga, ükskõik kas siis silikariga või siis mis iganes ränikarbiidist luisk. Ja siis vaatame, kas mõnele lõele külge ka läheb. Sügistuuled on kätte jõudnud ja ma loodan väga, et seda heina siin on võimalik veel niita selle 120 teraga. Ja olengi jõudnud vikatimeistri katse heinamaale ja vaatame üle need 3 vikatit, mis mul siin kaasas on. 60 sentimeetrise teraga vikat on mul selline nikerdamise vikat. Väiksed kitsad kohad, künklikud ja rasked piirkonnad. Minu põhivikat on aga 85 sentimeetrise teraga, siin on RS Goldmark tera küljes ja see on minu vaieldamatu lemmik. Niita siledaid pindu ja sellist klassikalist heinamaad annab tohutu hea emotsiooni ja tohutu hea jõudluse. Selle 85 kõrval see 60 on nagu taskunuga, nagu mänguasi. Aga nüüd on mul siin ka 120 sentimeetrine Schröckenfuchsi Hardstahl tera.
ja tegelikult küsimus on ju selles, et kui pikaks vikatiteraga on üldse mõistlik minna, mis on optimaalne, mida veel jõuab liigutada ja mis annab hea jõudluse. Küsimus on ju selles, et tegelikult on vaja hein maha niita ja olen ma ju näinud siin vanemaid härrasmehi, kellega ma olen kohtunud ja kellel on kaasas olnud meetrised terad. Ja kui omal ajal oli vaja lehmahein maha tõmmata, siis 50-60 teraga ei olnud siin heinamaale tõenäoliselt asja. Aga nüüd 120 tera proovime ära ja vaatame, kas ramm hakkab peale, kas praktiliselt on seda mõistlik kasutada. Tera on pinnitud, teritatud, kasutan Rosuteki luisku ja let's go! Tegin nüüd 2 korda vikati suud suuremaks. Alguses panin kanna ja nina osa 20 cm alla. 60-sel teral on kuskil 5, 85-sel on mul kusagil 8-9 cm. Mõtlesin, sellel panen 20, silma järgi tundus normaalne. Aga praegu siin seda madalat heina niites, see vikat on üliterav. Ma tundsin kohe, et ma tahan rohkem ette võtta. Ja nüüd on ta nii maksimaalse suure suuga pandud, et siin on nüüd vikat vastu lukku, mul rohkem ma seda suuremaks teha ei saa. Ja sentimeetreid ma sul praegu öelda ei oska, ma lähen mõõdan pärast ära, sest siin mul mõõduliiti kaasas pole. Teeme katse. Aga nüüd ma näitan sulle, kuidas luisata pikka tera. Kui võtta nüüd selline luiskamisstiil luiskamiseks. No tee, mis sa teed, käsi ulata. Kui võtta selline luiskamise stiil. Reaalselt ka käsi ei ulata. Muidugi variant on panna see vikat maha otsaga ja siis saab luisuga ligi. Aga pika tera luiskamiseks on kõige parem meetod, mida ma kasutan ka igapäevaselt, kui ma niidan. Selline. Küünarnukk on vastu keha. Teine küünarnukk on ka vastu keha. Liigub ranne. Ja alati terast eemale, mitte pikki. Siit ei liigu lahti käsi. Käsi liigub nii. Ja tera liigub siit alla. Niimoodi minu kõrvale.
teeme proovi. Jätkame katsetamisega. No nii, kokkuvõtet aeg olen nüüd selle 1,20 m teraga siin natukene möllanud ja mis on siis esimesed mõtted, esimesed emotsioonid? Tegelikult tahaks veel proovida, tahaks veel niita. Aga esimene tähelepanek, kui ma seda seda heina puutus, siis sai kinnitust see, mida ma tegelikult kõigile olen kogu aeg öelnud, et tera pikkusest ei sõltu see, kui hästi tera heinast läbi libiseb. Ka see 1,20 m tera libises heinast läbi niimoodi nagu 60 tera, mida lihtsalt ei tunnegi. Ja kui see hein on selline madal, paarkümmend sentimeetrit, siis see vaal ei ole ka suur, nii et niitmis raskus füüsilises mõttes on täpselt sama, mis lühema tera puhul. Sa ei pea seda tera tõstma ülesse, ka see raskus jääb ära, vaid samat moodi lihtsalt taha mööda maad lohistada ei ole oluliselt raskem kui lühemat tera. Oluliselt raskem ei ole. Mingil määral kindlasti raskem on, sest ta ikkagi on raskem. Kindlasti, kui mida pikem tera, seda parem on see ülemine käepide. See lihtsalt kahe käega hoida oma kontroll, see on ülivajalik. Sellise hoidega ilmselt saaks ka hakkama, kuid oleks keerulisem. Igal juhul, mida pikem tera, siis see ülemine käepide kombinatsioonis alumisega annab sellele terale jube hea kontrolli. Langevad sügis käes. Ei tea, kas see oli viimane niitmine see aasta, aga eks paistab. Kuul puhub. Emotsiooni mõttes pakkus mulle üleminek 65-selt 85-sele rohkem emotsiooni. Ja nüüd ma olen peamiselt kasutanud 85 tera, siis sealt üleminek 1,20 ei olnud enam nii suur emotsionaalne hüpe. Ja mõõtsin ära ka maksimaalse kaare, mida ma siin niimoodi ka punnitades üritasin teha, et mis on see maksimaalne kaare laius, mis ma kätte saaksin madala heina puhul ja 3 meetrit tuli ilusti ära, nii et isegi kui siin käed väga sirgu lasta ja see käepide võib-olla veel kõrgemale tõsta, et saaks veel kaugemalt tõmmata, siis üle 3-meetrised kaared on täitsa reaalsed. Et kaare laius on ju üks asi, mis annab seda niitmise efektiivsust, kui teine asi on siis, kui suure sammuga ta siis seda heina lõikab. Ja alustasin oli vikati suu mul reguleeritud 20 sentimeetri peale nina allapoole kannast. Tundus liiga koos. Ma arvan, võib-olla kui tõmmata sellist korralikku lehmaheina, siis see 20 sentimeetrit alla võiks isegi täitsa võib-olla olla, kui see puuteks katsetusteks. Aga selline 20 sentimeetrine hein reguleerisin 2 korda suud allapoole ja nüüd siis mõõtsin ära, on tegelikult ainult 12 sentimeetrit.
nii et see on peaaegu sama suur kui mul tegelikult 85-sel teral. 85-sel oli tegelikult vist 8 sentimeetrit mul. Ja mul tundus, et sellise 12 sentimeetriga ta võtabki kusagil 12 kuni 15 sentimeetrit heina ühe korraga. Nii et siit tuleb see pika tera jõudlus, mida pikem tera, seda sentimeetri haaval ta rohkem ühe tõmbega heina maha niidab. Ja ma ütlen siia video lõppu ka taaskord seda ja julgustan sind kindlasti liikuma pikema tera poole. 65 sentimeetrit, unustame selle ja liigume vähemalt minimaalselt 85 peale. Jah, see 1,20 m tera võib olla natukene üle võlli, kuid kellel huvi, siis kindlasti tasub proovimist. 85 või 75 tera võiks ühel meesterahval kindlasti olla, kes niidab sellist heinamaa platsi, mitte ei nikerda väikestes kitsastes kohtades. Ärme oleme tagasihoidlikud ja võtmeküsimus on ju tegelikult teravus. Et see on vaja selgeks saada, see on vaja, pikati tera on vaja teravaks saada, siis pika teraga on tohutu emotsionaalne nauding. Tänan vaatamast, kui video meeldis, pane like ja ka sõbrale. Mina tänan uutes videotes ja uute leinamaade. No see 1,20 m vikati ei läinud mul kuidagi peast välja ja täna pidin uuesti selle vikati kuuri alt võtma ja tulema heinamaale. Ja see tänane niitmine on hoopis teine emotsioon, kui see eilne oli. Ma ei tea, milles eilne asi oli ja võib-olla on asi selles, et ma täna olen juba natukene selle vikatiga harjunud, oskan juba paremini tunnetada, kuid tänane niitmine on ülivõrdes ja see Rosuteki luisk hakkab selle vikati, värskelt pinnitud vikatiga järjest paremini tööle. See on lihtsalt uskumatu. Ma tõmban ühe korra üle, ma ei tunnegi, et ta luiskab. Ja see vikat, äsja pinnitud vikat on nii terav, et ma tõmban siit 3-40 sentimeetrise ampsuga seda heina ja see vaal on siin, kui ma siin nüüd vähe sportlikumalt niidan üle 3 meetri raudselt. Selline hädal, nagu siin sügisel on, selline madal, 15-20 sentimeetrit, 25-30 mõnes kohas. Seda niita sileda pinna peal. Ma praegu siit nüüd proovin tõmmata. See tõmbab siit praegu 30 senti. Ja terav vikat libiseb läbi heina nagu sulavõist. Vau, ma olen sõnatu. Ja kui sa tahad seda vikatit proovida, siis anna mul teada ja leiame koha, ma arvan, saad katsetada. Ja siia boonusosa lõppu veel, boonusosa. Ma olen siin nüüd natukene aega möllanud selle 1,20 m vikatiga ja seda hädalat, seda madalat heina siit niitnud ja ausalt öeldes, kui ma siin üks tunnike veel möllaks, oleks mul see ala siit kõik puhtaks tõmmatud. Meeletu jõudlus ja terav vikat libiseb läbi selle heina nagu sulavõist läbi nuga. Ja kõik, mida sa vajad, tipptasemel vikati ka niitmiseks, täielik, absoluutne tipp, Frökenfuchsi tera, 1,20 m, vikatimeistri lüsi, 2 käepidemega, kindlasti ülemise käepidemega, parem kontroll. Sa vajad kvaliteetset pinnimise alasid, näiteks Frökenfuchsi tugilaua ja piirajaga pinnimise alasid. Sa vajad tippkvaliteediga 6000 kritist Rosuteki luisku ja sellise komplektiga oled sa saanud endale maailma vikati
tippude tipppikati, millega niitmine ei ole võimalik sõnadesse panna, kirjeldamatu nauding, treening, teraapia, hea videovaataja, viime Eestis pikatiga niitmise teisele kõrgemale tasemele. Kui sul see video meeldis, pane like, jaga sõbrale. Mina tänan sind südamest. Kohtume uutes videotes ja kohtume uutel heinamaadel. Tšau!